Ma tahan, et sa kujutad ette, et sa lähed arsti juurde ja arst ütleb sulle, kuule, tead ju, mul on üks imeravi sulle täna pakkuda. See maitseb hästi, see on väga väike, see ei jää kurku, kõik on sellega hästi tore ja mõnus. Palun, võtta. Sul oleks loomulik küsimus, miks ma pean seda ravimit võtta, mis see teeb ja nii edasi. Miks ma peaks seda ravimit võtma, härra arst või proua arst, mis on nii imeline. Või mõtleme teisiti, et arst ütleb sulle, et kuule, kallis inimene, sul on väga ränk haigus, sul on vähk, see on või veel midagi muud, sul on mingi sepsis, su kogu keha on infektsiooni või põletikus ja sa varsti sured. Mine koju, aitäh tulemast. See oleks vastupidi. Ühel juhul arst pakub sulle ravi ilma selle teadmiseta, miks ma pean seda võtma. Teisel juhul arst ütleb ainult halba ja ei anna mulle ravimit. Aga kui arst ütleb sulle, et sul on täpselt selline probleem, siin on röntgen, siin on pillid, siin on vereanalüüsid ja vaata, kõik numbrid on punased ka, siis ta võib sulle pakkuda ravi ja öelda, see on ainuke asi hetkel, mis saam siit aidata. Siis on midagi ehk vajalik või kasulik. Me peame teadma. Ja tänane teema on evangeliseerimine. Ma ei tea, kas Silverin slaidid. Väga vahva. Tuli pimedusest, tuli valgus. Reformatsiooni ajal öeldi seda. Ehk reformatsiooni ajal, keskajal umbes, olid kõik vaimulikult pime ja siis tekkis valgus pimedusest, öeldakse selle kohta. Ja siin meil on evangelism, ehk mõte, mis on evangeliseerimine. Evangeelium on üks tuttav sõna meile. Kui sa oled kuulnud kunagi sõna gospel või gospel muusika, gospel on see inglesekeelne vastan ja kõik, mis gospel või evangeelium tähendab, on rõõmusõnum. See tuleb kreeka keeles evangelioni sõnast ja evangelion lihtsalt tähendab rõõmusõnum, hea sõnum. See on kõik, mis see tähendab, see on hea sõnum. Ja miks see on hea, me varsti jõuame, aga see on hea sõna ja kui me räägime evangeliseerimistest või evangelismist, me räägime rõõmusõnumi jagamisest või rõõmusõnumi levitamisest. Selleks aga minu jaoks on oluline rääkida ühest konkreetsest kirjakohast, sest kui mina hakkasin lugema piiblit rohkem ja rohkem, ma nägin, et võib eksida evangeelmi juures. Silver, kus sa saad aidata, kuidagi see ei tööta hetkel? Sa võid võib-olla järgmist panna. No, proovin nüüd töötab jälle, aitäh. Paulus ütleb midagi, mis minu jaoks on väga oluline. Miks? Kui me räägime evangeelmist, evangeelmi jagamisest, me tahame teada, kui oluline see on. Mida me ütleme? Mäletad, ma lihtsalt tahan öelda, kui me räägime evangeelmist, me ei räägi tegudest, me ei räägi tunnistusest, me ei räägi elustiilist, ma räägin sõnumist, see on rõõmu sõnum. See on asi, mis ma pean rääkima. Ja Paulus ütleb galaatlastele 1:6-8, ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud. Mingi teistsuguse evangeelmi poole, mingit teist evangeelmi ei ole. On vaid mõningaid, kes teid segaduse ajavad ja tahavad Kristuse evangeelmi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise või ingel taevas kuulutaks mingit evangeelmi selle asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, see olgu neetud. Ta kasutab sõna neetud, mitte taevasse, ära visatud, neetud. See tähendab, see on väga oluline. Me ei räägi lihtsalt mingist sõnumist, mitte lihtsalt arvamusest, vaid me räägime sellest, mis on needuse all sisuliselt. Kui ma kuulutan mingit muud asja, siis Paulus ütleb, olgu see neetud. Ja me elame maailmas hetkel, kus on väga palju evangeelmid. Meil on edu evangeelm, meil on edukuse evangeelium, meil on mõni muu evangeelium, mis on teised religioonides pakutud, et kui sa ainult teed seda ja seda, sa võib ehk pääseda. Ja kui me vaatame galaatlaste kirja laiemalt, üks suur mure, mis Paulusel oli see, et kristlased hakkavad jälle seaduse alla tulema, jälle täitma käske, et pääseda. Ja Paulus noomib seda rangelt. Me räägime sõnumist, mitte tegudest. Me räägime päästest, mitte see, kus ma teenin seda. Ja me räägime Jeesusest ja mis Jeesus on teinud. Sest kui me räägime evangeeliumist, me räägime see, et Jeesus päästab. Jeesuse pääste.
ja see tähendab, et minu jaoks ja sinu jaoks on oluline, et ma teaksin, mida Paulus kuulutas, mida apostlid kuulutasid, sest mina ei taha olla see, kes kuulutab lihtsalt, mis on minu arvamus. Et kuule, siin on üks sõnum sulle, ma loodan, see on enam-vähem õigesti. Minu jaoks on oluline teada, mida siis Paulus kuulutas, mida siis evangeeliumi, mida siis apostlid kuulutasid. Kas oled kunagi mõelnud, mida ometi Paulus või Peetrus kuulutas Jeesuse kohta? Oled sa kunagi mõelnud? Võib-olla mitte. Paulus annab meile vastuse ka. Vaatame 1. Korintlaste 15. Lennart juba luges seda, aga me peame vaatama seda uuesti. Sest seal ta kasutab sõnastus, mis meid aitab. Ta ütleb niimoodi. Aga nüüd ma teen teile vennad teatavaks evangeeliumi. Ja tead ju, see on väga naljakas, ta enam-vähem ütleb niimoodi, ma evangeelin evangeeliumi teile. Ma evangeelin, kuid saab öelda, on ju. Ma evangeeliumin evangeeliumi teile. Ma rõõmusõnumi teile rõõmusõnumist. Ma räägin teile midagi, mis on väga eriline. Ma tahan, et te teaksite, mis imeline asi see on. Mida ma teile olen kuulutanud. Nii, Paulus kuulutas korintlastele seda sama asja. Mida asja? Evangeeliumi, ta juba ütleb seda. Teatavaks evangeeliumi. Mille te ka olete vastu võtnud. Hea fakt. Korintlased võtsid selle sõnumi vastu, mis Paulus kuulutas neile. Ja Paulus kuulutas neile. Vaatame edasi. Millest te ka seisate? See tähendab, usus vastu võtsid ja nüüd püsivad. Nad püsivad selles õpetuses. Mis õpetuses? Evangeeliumi õpetuses. Nii et korintlased on kuulanud, nad on vastu võtnud, nad seisavad, mille läbi te ka pääsete. Kui me tahame pääseda, kui me räägime päästest, siis Paulus ütleb, see on see evangeelium, mille ma kuulutasin teile, mille läbi te pääsete. Punkt. See on see, mis te võtsite vastu. Kas te peate kinni sõnades, millega ma teile evangeeliumi kuulutasin? Jälle me räägime sõnumist suuga, sõnadest. Ma kuulutasin teile sõnadega midagi. Kas te mäletate, mis roomlaste kirja ütleb? Paulus seal roomlastele 1:15 või 16 ütleb, ma ei häbene evangeeliumist, sest see on ju Jumala vägi päästeks. Iga ühele, kes usub, esmalt juudile ja siis kreeklasele. Kas sa tahad teada, mis on Jumala vägi päästeks? See ei ole vägev tunnistus. See ei ole see, et ma pakun jäätis. See ei ole see, et ma lihtsalt karjun. See ei ole see, et ma väga vaikselt räägin. See ei ole see, et mingi suur asi peaks toimuma, vaid see on see, et evangeeliumi, Jumala sõnum, rõõmusõnum päästest, päästabki. See on Jumala vägi päästeks. Ja Paulus kirjeldab seda niimoodi, et see on ka rumal sõnum. See on ka rumal sõnum. Ja sellepärast me teame, et see on Jumala vägi päästeks, sest meie, kes oleme siin kristlastena, sina võid mõelda, kui sina tulid usule Jeesusse, kui ta päästis sind. Kas see oli midagi nii imeline? See oli. Aga kas sõnum ise ennestest oli kõige imelisem? Mõnes mõttes oli ja mõnes mõttes ei olnud. Ja miks ma rõhutan seda niimoodi on see oli lihtsalt üks sõnum. See oli lihtsalt üks sõnum. See ei olnud see, et sa said uut töökohta, see ei olnud see, et keegi tuli sinuga elama ja jagas sinuga veel, see oli lihtsalt üks sõnum, mis jõudis südamesse püha vaimu väes ja muutis sind. Nüüd ta ütleb niimoodi, muidu olete küll ilma aegu saanud usklikuks, kuid ei seisa selles sõnumis. Ma olen teile ju kõigepealt esmalt. Ja miks see sõna esmalt on siin oluline, on see, et Paulus tahab rõhutada. See on esimeste esimene. Sa said kristlaseks millest? Evangeeliumis. Kui me räägime nüüd kristlase olemisest, see on justkui esimene samm. See on see sõnum. Kõigepealt edasi andnud seda, mida ma ka ise olen vastu võtnud. Paulus ka uskus seda. Kas pole vahva? Paulus kuulutas seda, mis ta siiralt uskus ja meie teeme sama. Et Kristus suri meie pattude eest, nagu on kirjutatud pühades kirjades ja ta maeti maha ja äratati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Tuumikene siin meie jaoks on see, mis on evangeeliumi sõnumi tuum. Nii me võime rääkida tunnistust ja kõigest, aga mis on see tuumikene? See tuum on see, Kristus suri pattude eest, pühade kirjade järgi, ta oli maetud ja 3. päeval pühade kirjade järgi äratada üles. Miks see on oluline? Kui me räägime Jeesusest surmast, me räägime see, et keegi pidi surma minu eest. Me teame kristlastena seda kogu sõnumit, aga mõtle korraks, mis see on. Kogu maailm on Jumala nuhtluse all, tema viha all. Johannese 3 ütleb, et meie oleme Jumala vihkajad ja Jumala viha puhkes meie peal.
See tähendab seda, et kõik oleme pattu teinud ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Mitte ükski ei ole sellest vaba, sest me kõik oleme patu loomusega ja me kõik oleme patustanud. Me oleme justkui õige riietusega vale riietus ja vale teoga. Me oleme kahekordselt. Ja nüüd meie ei vääri midagi head. Meie vääriksime ainult Jumala karistus. See on see fakt. See fakt on see, et me kõik seiseme ja meil kõigil jääb puudu Jumala ees. Meil ei ole midagi head pakkuda Jumalale, mitte midagi. Ja ma olen öelnud seda veel ja veel ja veel, ma rõhutan üks kord. See imeline, see vahva lause sellest teoloogist, see pidi olema Jonathan Edwards, kes ütles, kõik, mis me panustame meie päästesse, on meie patt. See on kõik, mis sina tõid Jeesuse juurde. Sa ei toonud imelist elu, sa ei toonud imelist kingitust talle, sa ei toonud imelist tegu. Sa lihtsalt tulid ja ütlesid, mu taskud on tühjad, kus juures nad on täis prügi. See on kõik, mis ma saan sulle panustada Jeesust. Ja see on kõik, mis ma sain panustada mu päästesse. Ja Jeesus teades seda, ja ma olen rääkinud paljudega sellest, aga ma korraks võtan kokku seda mõtet. Roomlaste 4, 1-6 räägib Abrahamist ja kui see räägib Abrahamist kui mees, kes enne ümberlõikamist, enne tegude tegemist, ainult uskus, et Jumal võib teha, mis ta ütles. Ja see arvestati temale õiguseks. Ehk Abraham mõtles, Jumal teeb, mis ta ütleb ja Piibel ütleb, see usk oli tema õigus Jumala ees. Sest ta usus, et Jumal võib õigeks teha, siis Paulus teeb selles samas peatükis, Roomlaste 4, salm 5, kui ma ei eksi, ta seal ütleb, et see on oluline, sest mina, Jumala kartmatu, kõik, mis ma teen, et pääseda, on see, et Jumala kartmatuna, ma lihtsalt usun, et Jumal läbi Jeesuse saab mind õigeks teha läbi Jeesuse. Ja see on see usk, mis teeb mind õigeks, ehk seaduslikult, mitte pattuseks enam, ja seaduslikult õigeks mõistetud ja õige Jeesuses. Et kui ma siiralt usun, et Jeesus on surnud minu eest, Jeesus on tõusnud taas minu eest ja Jeesus valitseb ja on kutsunud mind ja ma olen tulnud ja ma loodan üksnes tema peale, Piibel ütleb, see on see usk, mis päästab. Või kui ma olen tänaval, ma kasutan seda näidet väga palju, kui sa hüppad lennukist välja, korraks mõtled, ja sa kukud, väga külm on ka seal õhus, ja sa lendad seal alla väga-väga kiiresti, kas sa seal oma kätega hakkad lehvitama, et mitte maanduda liiga kiiresti plärtsuga? Ei, mis sa teed? Kui sul on kaasas, sul on see langevari ja sa tõmbad seda nööri ja see on ainuke asi, mis saab sind päästa. Kui sul oleks langevari seljas, sa üldse ei loodaks selle peale, et su käed päästa, vaid siin vaid üksnes langevari. Ja kui me räägime päästes Jeesuses, see on täpselt sama mõte. Mina ei usu, et võib-olla ehk täna ma olen piisavalt hea või ehk minu elu on piisavalt hea olnud, vaid üksnes selles, et Jeesuse elu oli piisavalt hea ja Jeesuse surm on piisavalt suur, et katta minu pattu kinni. Ja et ta teeb seda. Ja Piibel ütleb, selline usk on see usk, mis päästab. Et mina üksnes loodan, usaldan tema peale. See on see, mis päästab. Ja meie maailm mõtleb, see näeb aus, mis asja. See on kõige ausam asi. Me ei räägi rahast, me ei räägi soost, me ei räägi mitte millest, kas oled naine, mees, noor, vana, rikas, vaene. Sa pead lihtsalt lootma üksnes Jeesuse peale. See on kõige ausam, kõige võrdsem maailmas. Ja meie oleme kogenud seda, et meie oleme uskunud ja läbi selle usu, et Jeesus tõesti kannatas risti peal meie pattude eest ja tõusis taas, ta on päriselt meid päästnud ja ta on muutnud süda ja me laulsime seda laulu, tema teeb kõige uueks, ta loob kõige uueks. Ja seda ta tegi meiega. Piibel ütleb, vaata, vana on läinud ja näe, uus on tulnud. Me oleme uus ka, ta on teinud meid uueks, miks? Sest me oleme nii imelised, ei, sest Jeesus on ja ta päästab meid. Jeesus lunastab meid, Jeesus muudab meid. Sellepärast Paulus ütleb, et Kristus suri meie pattude ees, nagu on kirjutatud pühades kirjades, ja ta maeti maha ja ärgati 3. päeval üles pühade kirjade järgi. Sina kristlane seisad mitte selles, et sina oled nii hea usklik või uskuja, vaid Jeesus on imeline pääs ja sa oled uskunud, et ta võiks sind päästa. Kusjuures see on kõige imelisem, sest mina olen öelnud enda kohta niimoodi, mõni ütleb, et mis sa teed, kui sa evangeliseerid. Ma olen üks kerjaja, kes ütleb teiste kerjajatele, kus leib on. Eluleib on Jeesuses, see on kõik. Ma ei ole parem, ma ei ole ilusam, ma ei ole kiirem, ma lihtsalt olen üks kerjaja, kes on leidnud, et eluleib on Jeesuses. See on kõik, mis meie teeme.
see on kõik, mis me saame teha. Ja see on imeline fakt, sest kui me vaatame Jesaja peale, Jesaja 53, see ütleb niimoodi, et Jumal vaatas Jeesuse kannatuste peale ja sõna seal on, ta oli rahuldatud. Ta leidis rahu sellest. See on see mõte, mis ta annab seal. Mis see tähendab? See tähendab seda, et kui Jumal vaatas Jeesust, kannatades meie eest, Jumal vaatas ja ütles, viha täidetud. Kõik, mis oli puudu, täidetud. Ma olen nagu rahuldatud. Kõht on justkui täis mu kõigest, mis oli puudu. Kui ta vaatas Jeesuse peale, risti peale. Ja miks see on oluline, et Paulus jätkab, on see, et me ei räägi lihtsalt see, et Jeesus suri. Kui Jeesus oleks lihtsalt surnud, ta ei oleks erinev Mohammedist või Buddhast või mingist muust nii pühast inimesest, kes elas ja lihtsalt elas ilusa elu ja suri ja see on kõik. Vaid Paulus teeb suure argumenti ja ta jätkab 1. Korintlaste 15. peatükis, et see kogu argument üles tõusmiseks on see, et kui Jeesus ei tõusnud taas surnud, siis meie ka ei tõuse. Siis ei ole üles tõusmist. Siis meie oleme kõige kurvamad inimesed maa peal, sest me oleme uskunud, et Jeesus päästab ja küll ta ei saa päästa, sest ta ei tõusnud taas. Sellepärast ta teeb argumenti siin, et Jeesus tõesti tõusis taas surnust. 5. salm. Ja et Jeesus näitas ennast Keefasele Peetrusele, seejärel neile 12, seejärel näitas ta ennast ühtaegu enam kui 500 vennale, kellest enamik on veel praegugi elus. Ja paljud räägivad sellest niimoodi. See fakt, et 500 inimest nägid seda, ei olnud psühhoos, ei olnud mingi hallusinatsioon, 500 inimest kuidagi ka seisi seal, me ei tea täpselt kontekst, ja Pauluse argument on see, et vaata, mina, tema ja kusjuures need 500, kõik nägid, et Jeesus on üles tõusnud. See ei ole välja mõelnud lugu. Ja kui sa vaatad kiriku ajalugu, see on nii julgustav, sest kui sa vaatad, kuidas esimesed jüngrid traditsiooni järgi surid, nad kõik surid päris halvasti. Peetrus löödi risti tagurpidini, ka see on fakt. See on traditsioon, võib-olla see ei juhtunud, aga vähemalt kristlased on niimoodi uskunud põhimõtteliselt algusest peale. Nii, Peetrus löödi risti tagurpidi, Andreas risti küljeli, Matteus kõik, Andreas kõik surid halvasti. Üks on odadega läbi viisatud ja nii edasi. Ja miks nad jüngrid, 12, välja arvatud Johannes, ja traditsioon ütleb, et Johannes lihtsalt ei surnud, kuni nad panid ta Patmosele ja siis me lihtsalt ei tea enam. Aga mis sai nendest? Nad lihtsalt kuulutasid Jeesust igale poole, kuhu nad läksid. Ja mis neist sai? Neid tapeti. Miks? Sest nad olid rikkad mehed? Ei. Sellepärast, et nad varastasid? Ei. Sest nad kuulutasid Jeesust. Kõik, mis nad tegid, kuulutasid Jeesust. Ja nad surid selle nimel, et nemad olid tunnistajad, et Jeesus elas, Jeesus suri, Jeesus tõusis taas ja see on kõik see, et maailm võiks pääseda läbi Jeesuse. Sellepärast Paulus teeb seda argumenti. Siis näitas ta ennast Jaakobusele, seejärel kõigile apostlitele, aga kõige viimaks näitas ta ennast ka minule kui äbarikule. Mina olen ju apostlite seast kõige väiksem, see, keda ei kõlba hüüdagi apostliks, sest ma olen taga kiusanud Jumala kogudust, aga Jumala armust olen ma see, kes olen. Ja tema arm minu vastu ei ole läinud tühja, vaid ma olen neist kõigist palju rohkem vaeva näinud. Aga seda ei ole teinud mina, vaid Jumala arm, mis on minuga. Ehk Paulus ütleb, ma olen nii väike, ma ei ole väärt midagi, ma olen nii hull. Ja 1. Timoteuse 1.15 Paulus ütleb midagi nii imelist, ta ütleb, see on fakt. Igati vastu võetav, et Kristus suri patuste ees, kelle hulgas ma olen esimene ja siis ta argument, miks ta peaks esimene olema, on järgmises salmides see, et kui ma olen esimene, siis teised julgeksid tulla Jeesusele, sest kui mina nii must ja räppane äberik nagu ma olen, sain päästud, siis ehk kõik saaksid, kui nad ainult usuksid. See on see argument, mis ta teeb. Ja siin ta ütleb, mina ei väärin midagi, aga tema armust ta päästis mind. Ja nüüd ta võtab kogu asja kokku 11. Olgu nüüd mina või nemad, kes nemad? Kõik need 500, Peetrus, Jaakobus, apostlid. Nõnda me kuulutame ja nõnda olete teie saanud usklikuks. Kui sa tahad küsida, mida kuulutas Paulus, Peetrus, Jaakobus, Andreas ja kõik muud apostlid, siis Paulus ütleb, mina kuulutan, nemad kuulutavad seda evangeeliumi. Mis evangeelium? Et Jeesus on surnud pattude eest pühade kirjade järgi, maetud ja 3. päeval samamoodi pühade kirjade järgi ääretati 3. päeval üles.
see on see tuum, mida me usume. See on see tuum, mis on meie pääste. Ilma selleta me ei saagi pääseda. Ilma selleta ei ole lootust. Sest argument on see, et kui ülestõusmist ei ole, meil ei ole lootust üldse ülestõusta, igavest elu järelikult ei ole ja Jeesus järelikult ei ole tõde. Aga kuna ta tõusis taas, siis meie usk ei ole tühine. Ja täna sina seisad selles, et sina oled uskunud, et Jeesus on Messias, Jeesus on päästja, Jeesus on lunastaja, Jeesus on Jumal ise lihaks saanuna ja tema on päästja. Ja ma tahan, et sa korraks mõtled selle peale, kui palju sulle meeldib see sõnum, kui palju sulle meeldib see fakt. Kui imeline see fakt on sinu jaoks, sest ma saan öelda, et me igaüks aeg-ajalt unustame, kui imeline see sõnum on. Ma mõtlen, et täna ma olen nii tubli, ma olen väsinud, aga ma lähen magama ja ma unustan, nagu lume kohta rääkisin juba, et Jeesus on teinud mind valgeks nagu lumi. Ma unustan, kes ma olen ja kes ma olin. Nagu Paulus ütleb, ma olen see, kes ma olen tema armust. Me võime unustada. Aga kui imeline see sõnum on sinule? Kui imeline see on? Ma loodaks, et see on kõige imelisem sõnum. Ma loodan, et sa mõtled selle peale palju, sest ilma selleta sul ei ole väga lootustki. Kui sa teed pattu, kui sa elad hästi Jumala austuseks täna, me võime alati nagu Paulus öelda, et see on Jumala armust, et ma olen see, kes ma olen, sest ta päästis mind ja hoiab mind ja tema armust ma teen, mis ma teen. See kõik on sellega seotud. Nii et me vajame seda täpselt, mis ta ütles. See on mõnes mõttes, ma tahan aga öelda, nagu meditsiin või ravi, mis arst võib pakkuda. Aga siin on see erinevus. Kui me räägime evangeeliumist, see ei ole üks tablet või see ei ole lihtsalt üks jook või üks toit või mingi üks süst või mingi selline, vaid evangeeliumi tuumikene, me võime olla väga loovad, kuidas me jagame, ma lihtsalt tahan seda teile öelda. Ma võin tunnistuse näol jagada evangeeliumi, võin öelda, et mina kunagi olin pime ja nüüd ma olen nägija, sest Jeesus lunastas mind, sest läbi minu tunnistuse ma jagan inimestele, mis Jeesus tegi risti peal, kuidas usk päästab, ma jagan seda. Ma võin seda traktaati näol teha, ma võin seda teha interneti, YouTube'is, ma võin seda teha sõbraga, ma võin seda näost näkku, ma võin 1000 viise jutlustades, ma võin igasuguseid viise kasutada. Aga see sõnum on see, mis on oluline siin. Ja väga palju aastaid tagasi mina unustasin seda, kuni mu kallis vend Aleksander meenutas mulle. Me olime Edinburgh, Skotlandist, Šotimaal, vabandust, ja Šotimaal me olime Edinburghi lossi orus, seal on üks org lossi kõrval ja seal me olime, ilmselt oli talv, aga see oli palju mõnusam kui meil, sõltuvalt kuidas sa suhtud selle, see vihma sadas väga palju meie reisi. Ja see oli imeline loss ja üks mees, ja kõik, mis ma mäletan see, võib-olla tal ehk oli prillid. Ma ei mäleta nägu, ta hääl, mitte midagi. Aga see mees tuli meie juurde, me oleme 3 Aleksander üks sõber, ja ta ütles meile, kas te teate, et Jeesus on noalaev, mis päästab meid. Ja mina ei mäleta rohkem kui noalaeva. Jeesus on noalaev. Ja miks see pilt on hea? Sest nagu noalaev on ainult üks päästepaar ja sa pead uskuma, minnes sisse justkui Jeesusesse usus, et tema võib mind päästa nuhtlusest, karistusest, hukatusest ja mina võin pääseda läbi selle, et ma usun Jeesusesse. Ja ma ei mäleta rohkem sellest vestlusest, ma lihtsalt ei mäleta, aga ma olen veendunud, et küll see kallis vend, kes iganes kes ta oli ja kus ta nüüd on, mõtle kui imeline. Kuidas Jumal kastab evangeeliumi vaikselt, seemned siia, seemned sinna, inimesed külvavad ja inimese tärkab ellu. See mees kindlasti jagas mulle, kuidas Jeesus on surnud pattude eest, kuidas Jeesus tõusis taas 3. päeval, ma selles üldse ei kahtle. Sest ilma selleta ei oleks olnud isegi evangeeliumis sõnum, vaid lihtsalt oleks olnud üks kõne, üks sõbralik vestlus. Aga see mees suht kindlasti jagas minuga ja ma olen nii tänulik tema eest. Mõtle enda peale korraks. Kes on sinuga jaganud evangeeliumi enne, kui sa said kristlaseks? Mõtle selle inimese peale või mitme peale. Mõtle nende peale. Kas oled tänulik, et nad jagasid sinuga? Kas olid tänulik selles hetkes? Võib-olla oli piinlik. Aitäh, kallis sõber. Okei, ma kuulan ära, sest ma armastan sind, aga aitäh. Aga nüüd mõtle korraks, kui tänulik, kui ülimalt tänulik sa oled, et keegi jagas sinuga evangeeliumi. Ma olen väga tänulik. Ma olen nii tänulik selle mehe ees, ma isegi ei tea, kes ta on. Ma taevas kohtun temaga, ma ütlen sina ja ta ütleb, sina ka. Kohtume taevas, ma ei mäleta, kes ta on. Aga siis me ilmselt ehk mäletame.
ja see on nii imeline. See on nii imeline. Ma tahan, et me vaatame, mis Jeesus ise ütles, aga Jeesus ütles Mattiuse 1:15, aga aeg on täis saanud, see on tema töö algust Markuse evangeeliumis. Aeg on täis saanud ja Jumala riik on lähedal, parandage meelt ja uskuge evangeeliumisse, ütleb Jeesus. Ja see on see, mida me ka kuulutame, see ei ole nüüd evangeeliumi osa, ta ütleb uskuge evangeeliumisse, aga ta eeldab üht veel asja, parandage meelt. Me ei räägi teost, me räägime see, et kui mina uppun, ma viskan, või siin on parem pilt võib-olla, meile parandus, kas te teate, mis see sõna on, see on metaneo või metanoia või midagi sellist ja see tähendab meelt muutma, võib-olla paranda meelt on väga hea väljendus, et ma parandan minu meelt, mu mõtlemist, ma muudan, ma parandan seda. Mis see tähendab, on sisuliselt see, et ma nõustun Jumalaga, ma pööran mu mõtteid, südan patust eemale ja Jumala poole, põhimõtteliselt on meile parandus. See eelab ka, et ma tunnistan üles Jumalale mu pattud, ma jätan neid maha. Ja üks pilt oli kunagi see, et üks kindral oli Mehhikos, ma ei mäleta, kas ta oli nüüd mehhiklane või usalane, ma lihtsalt ei mäleta. Üks kindral oli suure võidu saanud ja kindralil oli hobune, see oli nii ammu, ja ta oli kullakotid oma suurest saagist. Oh yeah. Aga kui ta sõidis läbi džunglis, siis ta hobune sattus vedele liiva peale. Kas mul on õige sõna, vedel liiv? No see liiv, mis on see, mis sa vajud sisse selle liiva sisse. Nii, ta oli selle vedele liiva koha peale jõudnud ja ta hakkas vajuma. Ja ta oli kaks valikut, kas ta viskab kulda ära ja päästab ennast või kas ta hoiab oma kulda. Ja Jeesus ütleb täpselt sama, et mis kasu on, kui inimene võidab kogu maailmaga, kaotab oma hinge. Ja meile parandus on suhteliselt see kindrali näide, kas sa hoiad kõik oma pattudest kinni või kas sa viskad neid maha ja ütled, elu, ma tahan elada. See on sisuliselt üks pilt meile parandusest. Ma jätan maha, ma haaran kinni Jeesusest läbi usu ja meile parandus on see, et ma jätan maha. Kui kristlane aga parandab meil, see pilt on pigem see, et ma pööran lihtsalt selja sellele, mis ma tegin ja ma palun andeks ja ma ei vaata sinna enne. Ma proovin kõndi nüüd Jeesuse järgi selles valdkonnas. Ja 2. Korintlaste 7:10 toob välja, mis see erinev kurvastus on meile paranduses. Ja Jumalale meelepärane kurvastus toob meile paranduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga surma. Seal on kaks kahetsust, see on kaks justkui kurvastust maailmas. Ma ei tea, kas te teadsite minu tunnistusest üks huvitav juhtum. Ma käisin ühes koguduses siin Tartus. Ma käisin Ristteel ja ma mäletan mu meeles, ma ei tea, kes jutlusta ajan, ma arvan, ma tean, aga ma pole kindel. Ta jutlustas selgelt, et Jeesus on surnud sinu eest. Ja ma mäletan, ma läksin koju. Kalle läks voodisse ja ma nutsin. Ja siis mõtled, kui imeline. Kalle nutis. Ei, see ei olnud see. Ma nutsin, sest ma mõtlesin, mis asja? Miks ometi ta suri? See on enam-vähem nagu keegi tuleks sinu juurde tänaval ja ütleks, tead ju, mu kallis vend Toomas just suri sinu eest, ta hüppas jõkke. Ja siis mõtled, oota, mis asjas, ma olin terve hommikul olin kodus. Kes Toomas ometi on? Täpselt mina kuulsin, Jeesus suri minu ees ja ma mõtlesin, miks ometi? Ja ma hakkasin nutma. Voodis. Aleksandr ei teadnud, oli samas toas, aga ma nutsin vaikselt. Kuidas? Miks Toomas pidi surema jões? Sest mina ei saanud aru, et ta suri pattude eest. Kas te saate aru, miks see on nii oluline? See, kui ma ei saa aru, et minu pattud, minu süü on sellepärast, et ta suri. Kui keegi lihtsalt tuleb sinu juurde ja ütleb, Jeesus armastab sind. Mis sa vastad? Aitäh! Aitäh sulle! Mina armastan mind ka. Mu emaga ka. Aga mis me mõtleme? Me ei paku lihtsalt mingi elu parandust. Me ei ütle inimesele, et kui sa võtad Jeesus vastu, su elu saab väga õnnelikuks. Sest mina saan kinnitada oma elus, nagu Jeesus kinnitas. Elu võib väga palju raskemaks minna kristlasena. Väga palju raskemaks. Jeesus on teinud minu elu nii palju imelisemaks, aga väga palju raskemaks. Jeesus on minu isa, minu on tema ori, kui ma järgin teda. Mis tähendab see, et ma ei kuuletu enam Kallele. Ma kuulun nüüd temale ja kuuletun temale. Mis tähendab seda, et ma pean tihti tegema asju, mida Kalle ei taha. Ma pean salgama mina. Lihtsam oli mitte kristlane olla. Ma tegin, mis ma tahtsin, mille ma tahtsin. Kui keegi oleks öelnud, kas sa tahad olla õnnelikum, ma olin päris õnnelik. Mis sa tahad pakkuda? Jeesus teeb veel õnnelikumaks. Aitäh, ma olen päris õnnelik juba.
mis ta teeb, kas ta annab mulle autot, mul ei ole autot veel. Miks Jeesus pidi surema? Ja ma tahan, et me mõtleme selle peale. Aga enne kui me jõuame Mattiuse 16:17b, eks see teine pool, Peetrus saab aru, kes on Jeesus korraks ja ütleb, Jeesus ütleb, mis teie ütlevad mind olevat? Ja nüüd Peetrus ütleb, sa oled Messias, sa oled Jumala poeg. Ja siis ta ütleb, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. Või esimese Timotuse 24-26 ütleb, isanda sulasel ei ole tarvis tülitseda, vaid olgu lahke kõikide vastu, osav õpetama, valmis kannatama kurja, kes tasadusega kasvatab vastupanijaid selleks, et ehk Jumal annab meile parandust tõe mõistmiseks ja et nad kainekneksid ja pääseksid lahti kurdi paelust, mis on püüdnud nad oma tahtmise valda. See on ime, kui Jumal päästab kedagi. Sest ma saan teile öelda, kui mina tulin. Mina tahan Jeesust järgida. Aga Jeesus kinnitab, et see, kes Jeesus on ilmutunud isa. Ja Jeesus ütleb, kes isa ei tõmba, ei tule. Ja esimese Timotuse 2 ütleb, kui ma räägin inimesega Jeesusest või usust, siis ma peaks tasadusega seda tegema. Nii palju, kui ma saan, et ehk Jumal annab meile parandus, mitte Kalle. Ja siin on üks väga suur julgustus meile, kui sina jagad evangeeliumi, see ei sõltu sinust. Kas sa oled kunagi kahetsenud, sa jagad evangeeliumi, sa lähed koju ja ütled, miks ma ei öelnud niimoodi? Miks ma ütlesin just nõnda? Ma saan teile öelda, mul juhtub peaaegu iga kord, kui ma jagan evangeeliumi, täpselt samamoodi. Ja kus minu lohutus või lootus on see, et mina ei päästa kedagi. Minu sõnad ei päästa kedagi, vaid evangeelium. Kas ma ustavalt kuulutsin Jeesust ristilööduna, üles tõusnuna? Kas ma ustavalt kuulutsin, et nemad peaksid uskuma, et pääseda patust ja karistusest? Kui ma olen ustavalt seda tööd teinud, siis ma võin hingata, et ehk isand võib avada nende südant. Kalle nagunii ei oska. Ja mõtle korraks enda peale, kui keegi jagas sinuga esimest korda või teist korda või 5. korda evangeeliumi, kas sa hakkasid mõtlema, et vau, see inimene on nii armastav ja nii tore, ma tahan kindlasti seda kohe. Üldiselt mitte. See oli protsess üldiselt, vähemalt minu elus oli. See on just kui püha vaim südames sulates seda vaikselt, kuna see oli üks mõnus sula seal südames, mis ei kaitsnud enam ennast ja ta lihtsalt kõndis sisse ja andis mulle seda kõike, mis mul oli vaja. Mulle väga meeldib see, mis Paulus ütleb siin, Apostlitegude 24-25. Mõne päeva pärast nüüd Paulus teeb kaitsekõne, ta on vangistuses ja Felix on seal üks põhimõtteliselt nagu juht ja ta hoiab teda seal veel, sest ta võib-olla tahab raha, ütleb pärast. Mõne päeva pärast saabus Felix koos oma naise, mu meelest see oli Festus, kes hoidis teda siis, oma naise Drusillaga, kes oli juud ja laskis saata mehed Pauluse järele ning kuulas ta kõnet usust Kristusesse Jeesusesse. Paulus kuulutas, et me peame uskuma Jeesusesse. Ja siis, aga kui Paulus kõneles õiglusest ja kasinusest ja tulevastest kohtust, lõi Felix kartma ja vastas, mine seekord ära. Kui mul on rohkem aega, siis ma lasen su jälle kutsuda. Paulus seisab ühe mehega ja ta naisega, kes on juud, ja räägib usust, aga Paulus kõneles õiglusest, kasinusest ja tulevastest kohtust. Ja Felix lõi kartma. Kartus ei ole alati paha asi. Mina kardan kõrgusi mõnikord ja see on väga õigustatud, siis kui ma kukun alla, siis see lõpeb halvasti. Ma kardan asju, mis võivad mulle haiget teha, mu perele haiget teha. Ja ma tahan, et sa mõtled nüüd olukorra peale. Sa oled lennukis ja see on üks, kui oled kuulnud ühes mehest, Ray Comfort, see on tema näide ja mu meelest see seletab seda nii hästi. Kui sa oled lennukis, kujuta ette nüüd, et sa oled lennukis ja stewardess tuleb sinu juurde ja ütleb, siin on üks langevari. Ja küsid, väga hea, mis ma peaks sellega tegema? Pane selga, mis see teeb? See teeb su lendu nii mõnusaks. See annab sulle nii toreda lendu. See parandab kõike su probleeme, see annab sulle eesmärki. Ma ütlen, see lend oli päris igav juba, ma panen selga. Ma panen seda selga, ma istun maha. Ja see on päris ebamugav, see on päris raske asi, ma ei saa istuda nüüd enam mugavalt ja kõik hakkavad naerama mind.
ja ma mõtlen, mis jama see on. Ja ma viskan seda asja minema, sest see ei ole üldse teinud, mis see inimene pakkus, see ei ole mulle rahu toonud ega lõbu toonud ega rahuldust ega teinud mu lennu väga palju paremaks, mõnes mõttes teinud halvemaks. Ja kui me pakume Jeesust ainult elu parandajana, siis me pakume seda langevarju lihtsalt mingi asjana, mis võib-olla teeb su elu paremaks. Aga kui see stewardess ütleb mehele, et kuule, kallis inimene, meil on mootriga väga suur probleem ja varsti sa pead välja hüppama. Siin on langevari. Ma ei tea, millal see tekib, see vajadus, aga ole valmis, pane juba kõik kinni. See inimene paneb kindlasti selga. Ja nüüd ootab valmiduses, et ehk ma kunagi vajan seda. Ja see nali selle juures on see, et kui see üks mees kandis seda langevarju hea reisiks ja stewardess tuli kohviga, see kukkus ümber ja kallas tema jalgade peal, ta mõtles, küll see on prügi, siiski ei kaitse mind kohvi eest. Aga kui mees, kes pani langevarju selga selleks, et kui ma hüppan lennukest välja, ma oleksin päästetud. Kui see stewardess tuleb, väga lohakas stewardess järelikult, ja see kohvi kukub ümber ja ta ootab aina rohkem, et kunagi ma hüppan siit välja ja ma olen juba valmis. Tulgu nüüd. Ja meie jaoks kristlasena, meie ootame seda päeva, kui Jeesus tuleb tagasi. Lootusega, rõõmuga, miks? Sest ta on pakkunud meile igavese elu nüüd ja igavesti temaga. Ja kui raskus tuleb, mu lootus ei ole see, et ta lubas mulle kõige kergemat, mõnusamat lillelist teed nüüd. Kuigi ta teeb seda, sest ta annab rahu ja rõõmu, nagu miski muu ei saa anda. Aga ma vaatan tema poole, ma ootan teda. Ja sellepärast Paulus ütleb, ja mul on nii palju püha kirjas siin, et vaatame, mida me siis ei kasuta, aga ma tahan, et me vaatame seda. Roomlased 3:21. Nüüd aga on ilma seaduseta saanud avalikuks Jumala õigus, millest tunnistavad Moosese seadus ja prohvetid. See on Jumala õigus, mis tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumise kaudu kõigile, kes usuvad. Siin ei ole erinevus, sest kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Vennad ja õed, meil on üks asi, ainuke asi, mis saab aidata. Meie maailmas on üks konkreetne probleem. See ei ole sõda, see ei ole Putin, see ei ole Trump, see ei ole mitte miski muu, vaid patt. Patt ja patt ja patt. Kas sa teadsid, Kain ja Aabel oli juba väike sõjaolukord, juba enne, kui miski tekkis. Esimesed inimesed sündinud maa peal ja juba oli mõrvamine. Patt on meie probleem, mitte inimesed. Patt on meie probleem. Ja meie probleem on nii universaalne, kõigil on see. Kõigil. Hiinlasel, brasiillasel, kõigil on see sama probleem patt. Sest kõik on pattu teinud ja Jumala kirkusest ilma jäänud. Ei ole ükski, kes on sellest välja arvatud. Kõik. 1. Johannese 3:4 ütleb, iga üks, kes teeb pattu, rikkub seadus, ning patt on seaduse rikkumine. Ja see sõna hamartia tähendab patt, see tähendab tihti kahte pidi, see tähendab, kui sul on sihtmärk ja sul on vibu ja sa lased seda nool, see läheb mööda. Ja miks see on oluline, on see, et see sõna on seotud auhinnaga, mingi tasuga. Ehk ma justkui lasen täiesti keskele ja nüüd ma saan tunnustus, ma olen tubli olema, ma olen õigesti teinud. Aga meie hoopis oleme kõik nagu sõdurid, kes on jõudnud rivi ja ta ütleb, nüüd te olete siin olnud 10 aastat trennis, kui hästi sa oskad. Me kõik oleme niimoodi. Ja me saame välja visatud seal arbeest. Me ei kõlvagi. Me lihtsalt ei kõlva, me isegi ei saa õigesti elada. See on see pattu mõte. Kõik on valesti elanud, kõik on mööda elanud. Kõik on valesti elanud. Ja mis on patt? Mina tihti ütlen nii, et patt on kõik, mis on Jumala vastu, tema standardi vastu, tema tõe vastu, tema seaduse vastu. Ja meie südametunnistus, nagu me vaatasime mitu nädalat tagasi, tihti näitab meile, mis on patt, aga alati ei pruugi. Roomlaste 6:23, sest pattu palk on surm, aga Jumala armuaine on igavene elu Kristuses Jeesuses, meie isandas. Ja ma tahan lugeda neid kahte, sest ma arvan, see on nii oluline. Meil oli üks vestlus 2 nädalat tagasi liikmelisuse kursuses. Kas me peaksime mainima põrgut, kui me räägime inimesega? Kas me peaksime? No, Jeesus ise teeb seda. Uus testament teeb, ma tahan, et vaatan, ilmutusraamat ütleb, aga argade, uskmatute, jäledate, mõrtsukate, hoorajate, nõidade, Jumala teenijate ja kõigi valetajate osa on tule ja väärdega põlevas järves, see on teine surm. Kõigi valetajate. Kui me oleme valetanud üks kord, me oleme valetajaid, või 1. Korintlaste 6:8 edasi,
ta ütleb, vaid teie ise teete ülekohut ja teete kahju ja seda vendadele või te ei tea, et ülekohtused ei päri Jumala riigi, ärge eksige, ei kõlvatud ega Jumala teenijad, ei abielu rikkujad ega lõbupoisid ega meeste pilastajad, ei vargad ega ahned, ei joodikud ega pilgajad ega riisujad päri Jumala riiki. Me oleme kõik need. Me oleme kõik need. Sest ta ütleb siin pärast, et sellised olid mõned teist seas. Kõik ei olnud täpselt need, aga kõik on pattu teinud. Kui te olete puhtaks pestud, te olete pühitsetud, olete õigeks tehtud Issanda Jeesuse Kristuse nimes ja meie Jumala vaimus. Ma ükskord rääkisin elektrikuga. See läks väga kehvasti, sest me oleme autos koos ja ta pidi kiirustama koju. Ja ma proovisin jagada temaga evangeeliumi. Ma ütlesin, ma ei mäleta, mis ta nimi on, aga elektrik, kui Jumal on olemas, kas te saate taevasse, ma vist sinetasin, kas sa saad taevasse või põrguse lähete? No eks taevasse, ma ei mäleta seda vestlus väga palju. Ja siis ma ütlesin, aga kas oled elanud Jumala seaduste järgi, kas oled elanud talle meile pärast, ei ole, on valetanud ja varastanud. Me läksime seaduse järgi natukene, mulle väga meeldib see meetod, sest kõik on valetanud minu teada. Inimene ütleb, ma ei ole, aga ma arvan, ta tihti valetab, kui ta ütleb, et ta ei ole valetanud. Sest see tuleb loomulikult, mul lapsed valetavad enne, kui ma olen isegi rääkinud valetamisest. Ja siis see mees istub seal ja ütleb, okei, ma pean minema. Nii, ma lõpetasin meie vestluse niimoodi, et elektrik kallis mees, oled kõik pattud neid teinud ja lähed põrguse niimoodi. Okei, tšau. Ja siis ta sõitis minema. Ja siis ma mõtlesin, appi, mis ma nüüd teen? Õnneks ta helistas mulle nädala aja pärast ja siis ma ütlesin, ma tahan jätkada meie vestlust, ütles, väga hea, sest ma mõtlesin terve nädal selle peale, et miks ma üldse peaks pingutama, kui ma nagunii lähen põrgus iga pattu ees. Mõtle, kui imeline. See mees mõtles terve nädal selle peale, et ta on nii pattune, et ei vääri head. Ja siis ma ütlesin, aga siin on see hea uudis. Siin on see hea uudis, kui te olete puhtaks välja, sa saad puhtaks, sa saad pühitstud, sa saad õigeks tehtud Jeesuse nimes, kui sa ainult usuksid. See oli päris vahva. Ja minu jaoks 10 käsku, mulle väga meeldib see jutlus, see evangelist Ray Comfort, mu meelest ta lihtsalt on nii eeskujulik, kuidas ta räägib inimestega, ta avab igat südant, mis ma olen näinud, kui ma vaatan tema videosid. Ja ta alati läheb seaduse juurde. Miks? Sest igaüks on rikkunud seadust. Ta räägib valetamisest, varastamisest, hooramisest. Aga ma ei ole hooranud, kas sa oled vaatanud himustades, ütleb Jeesus. Kui sa vaatad himustades, see on juba abielu rikkumine. Nii et sa võib-olla oled hooranud ja abielu rikkunud. Rääkimata see, kas sa oled austanud oma vanemaid, kas sa oled alati kasvanud Jumala nime õigesti ja nii edasi. Need on nii lihtsad asjad ja kõik saavad kohe aru. Ja siis, kui me saame siis öelda, ja sellised ei lähe taevariiki. Kas Tartu kohtumajas kohtunik võiks niimoodi käituda? Ja mõrvar tuli sisse, aga eks ta on ikka päris tore mees. Luban koju. Inimesed räägivad Jumala kohta niimoodi. Ja aga Jumal vaatab, kui usin ma olen olnud. Kohtunikuga ei töötaks see vastus. Või Jeesus samamoodi. Jeesus ütles, ma tahtsin Daniel vaadata, Daniel räägib ka põrgust igavesest. Markuse 9 Jeesus räägib sellest, ma ainult loen viimast, sest siin ta ütleb, kui su jalg siin ajab pattustama, ta räägib üldiselt, kui sa pattustad, raju see ära, me teame, et see tähendab äärmuslikult käitumine, mitte, et sul peaks olema üks jalg nüüd. Sul on parem minna jalutana ellu, kui 2 jalaga olla viisatud põrguse, kus nende uss ei surre ja tuli ei kustu. Ja kui su silm sind ajab pattustama, kisu ta välja. Sul on parem minna 1 silmaga Jumala riiki, kui 2 silmaga olla viisatud põrgusse, kus nende uss ei surre ja tuli ei kustu. Ja Hebraste 10:31, hirmus on langeda elva Jumala kätte. See on fakt. Me ei räägi sellest, sest meile meeldib, mulle ei meeldi see vestlus, mulle ei meeldi rääkida pattust ega põrgust ega midagi muust. See ei too mulle rõõmu. Aga nagu arst, kes ütleb, sul on probleem, sul on haigus, siin on see röntgen, siin on neid vereanalüüsid, vaata, patt ja patt ja patt. Ja ma saan sulle kinnitada, sa varsti sured ja see lõpeb väga halvasti. Me saame seda öelda. Ma olen rääkinud mu kasuisaga, et kasuisa sa ei pea põrguse minema. Ta kunagi naljatas minuga, Glenn, ma lähen põrgusse, sest ma olen nii kuri ja ma väärin seda. Ja ma olen öelnud Glennile, sa ei pea minema. Sa ei pea minema. Roomlaste kiri ta lõpetab, me saame õigeks mõistud tema armust Jeesuses Kristuses.
Või see imeline 2 Korintlaste 11:3, ma kardan aga, et nõnda nagu madu pettis Eevat oma kuri kavaluses, nii rikutakse ka teie lihtne ja puhas Kristusest arusaamise võime. Kas sa tead, see evangeeliumi sõnum on lihtne? Vaata, ta ütleb lihtne ja puhas. See on lihtne, me ei pea liisama igasuguseid asju, kui sa teed A, B, C, F, Z. Ei, Jeesus suri, usu. Paranda meil, usu. See on kõik. See on kõik. Ja ma lihtsalt tahan öelda, Aleksandri tunnistuses võib-olla paljud ei tea, aga Aleksander, mu kallis venn, mõned teie teate teda, ta oli Kanadas ja üks pastor tegi ilmutuse raamatu põhjal, et kelle iganes nime ei olnud leitud olevat eluraamatusse kirjutatuna, teda visati tulejärve, mis põleb igavesti. Ja Aleksander aastate jooksul muretses, aga minu nimi ei olegi seal. Ja meie karme, kui ma räägin hirmust, põrgust, patust, ma peletan inimest ära. Aga Jeesus räägis rohkem põrgust kui taevast, kas te teadsite? Evangeeliumis Jeesus räägis rohkem põrgust kui taevast. Me ei pea kartma. Ja üks see sama evangelist, keda ma mainisin, ütles, me ei peaks palvetama, me ei kardaks, vaid me armastaksime. Kui sa näeks, et see inimene on nii haige ja sul on ainuke ravi, kas sa ei armasta piisavalt palju talle anda? Ja ma tahan kokku viia niimoodi. Meil on ainuke tõeline pääste sõnum Jeesuses. Sinu kaaslaste jaoks, sinu ema jaoks, sinu venna jaoks, sinu onu jaoks, sinu sõbra jaoks, bussijuhi jaoks. Meil on ainuke Jeesuses. Meil on ainuke pääste sõnum Jeesuses. Ja vahet ei ole, mul on sama kiusatus mõelda, et kõik on pigem toredad inimesed, ma võib-olla ei pea jagama. Aga ma küsin, kui see inimene ei oleks sinuga jaganud aastaid tagasi, kas oleksid olnud siin täna? Kes jagas sinuga? Ja ma ei taha liiga palju siin survestada, aga ma hiljuti olen nii külm olnud ja ma olen palunud ka, et Jumal süttaks taas seda kuumust. Ja miks? On see, millest sa räägid kõige rohkem, venjõde? Räägid tööst, autodest. Sest Jeesus ütleb, suu räägib, mida süda on tulvil. Ja kui Jeesus on mu kõik, mu põnevus, ma olen nii põnev, et Jeesus päästis minu, siis ma võiksin olla põnev veel jagada. Ja ma ütlen teile, ma ei ole kunagi kahetsenud, et ma jagan. Ma võib-olla olen kahetsenud, kas ma oleks saanud paremini. Ma ei ole kunagi kahetsenud, et ma jagasin, aga ma kahetsen väga palju neid olukordi, kus ma ei ole jaganud Jeesusest. Ja ma proovin iga kord, kui ma olen lennukist, jagada minu naabritega lennukis. Ma proovin nüüd jälle anda traktaati igale kassapidajale ja müüjale ja arstile, kus ma hetkel käin jälle. Ma kunagi tegin seda igal pool. Ja ma proovin uuesti. Miks? Sest nad kõik lähevad hukka. Kõik. See on ainult üks pääste ja see on Jeesuses. Ja kuidas nad usuvad, kui nad ei kuula? Seda ütleb roomlaste kirjas. Sest iga üks, kes hüüab appi issanda nime, päästetakse. Kuidas nad siis saaksid appi hüüda teda, kellesse nad ei ole uskunud, ja kuidas nad saaksid uskuda sellesse, kellest nad ei ole kuulnud. Kuidas nad saaksid kuulda ilma kuulutajata. Kuidas aga saadaks kuulutada, kui ei olda läkitatud. Just nagu on kirjutatud, kui kaunid on nende jalad, kes kuulutavad head rõõmu sõnumid. Kas sina tahad ilusad jalad? Kuuluta. Markuse evangeeliumi räägib mehest, kes läheb välja ja lihtsalt viskab seemni, ta läheb magama, ta ei saa aru, aga vaikselt see taim kasvab ja ta ei tee midagi. Kõik, mis sina pead kristlane tegema, on ustavalt jagama. Kõik. Kuuluta ja palveta ka. Jumal ikka päästa. Ma tahan lõpetada ühe väga karmi tsitaadiga, see on Spurgeoni oma ja see on karm sellepärast, et see nii äratab seda seest üles, mis me peaksime. Ma tahan lihtsalt rõhutada enne, kui ma loen seda. Vennad ja õed, sul on naabrid, õpetajad, klassikaaslased, töökaaslased, kes ei tunne Jeesust. Kas sa tahad, et sul oleks ilusad jalad? See ei ole halb sõnum. Kui kaunel nende jalad, kes kuuluvad head rõõmu sõnumit, see on hea asi. See on hea, ära karda seda, see on hea. Ja maailm vihkab sind nagunii, kristlane. Ta vihkab sind sinu juuste pärast, sinu töö pärast, sinu kõne pärast. Olgu see, kui nad peaksid siin millegi pärast vihkama, olgu see Jeesuse pärast. Olgu see siis Jeesuse pärast. See on ainuke asi, mis on väärt seda. Spurgeon ütles niimoodi, kui patused peavad hukka minema, siis mingu nad põrguse, vähemalt üle meie surnukehade. Ja kui nad hukkuvad,
siis hukkuga nad siis, et meie käed on ümber nende põlvede, paludes neid jääma. Kui põrgu peab täituma, siis täituga see meie pingutustele vaatamata ja ärgu mingu sinna mitte ükski ilma hoiatuse ja palveta.